täna me vaatame, miks sinu digiteenust osutav ettevõte ei teeni raha ja kus tõenäoliselt on need kohad, kus saaks areneda, paremini teha ja peamiselt siis hakata reaalselt käivet ja asju tekitama, et miks sa võib-olla oled kinni seal, kus sa ei saa kliente. Me vaatame täna kõik selle asja siin üle. Ainuke põhjus, miks su digiteenuse ettevõte ei teeni raha, on see, et sa ei tee piisavalt müüki või sa ei tee seda piisavalt hästi. Ja see ongi tegelikult kõik. Isegi kui su toode on halb või ei ole nii hea, isegi kui su logo ei ole nii ilus, siis sellel ei ole vahet. Ainuke asi, et raha teenida, on müük. See on ainuke asi, mida on vaja, et üks ettevõte teeniks raha. Pikaajalises perspektiivis muidugi peab ka olema hea toode, et need kliendid jääksid sinu juurde ja oleks sinuga pikemalt ja lifetime value ja kõik sellised asjad oleks kõrgemad, aga ainuke viis raha teenida mingi ettevõttega on teha müüki. Ilma selleta lihtsalt ei saa. Ehk siis, kui sulle praegu suuremad prioriteedid on logo, veebileht ja mingi muu pudi-padi, mis ei ole tegelikult seotud selle poolega siin, siis sul ongi põhjus olemas. Ehk siis kõige selle juur on nii-öelda külm outreach. Siia alla käivad kõik sellised asjad nagu külmkõned, e-mailid, DM-id, saadad sõnumid võib-olla mingi Facebook grupis, et näinud. Ja lõpuks nendest tulevad kohtumised, on ju. Ja kohtumistest siis tulebki see müük. See osapool siin, mida ma sulle praegu näitan, see on ainuke asi, mida on vaja, et raha teenida. See on see pudi-padi, mis see prokrastineerimine on see pool siin, okei. Ehk siis siin sa saad etapit jälgida. Kui sa vaatad, et sul 100 külmkõnest tuleb ainult üks kohtumine, järelikult oleks vaja siin areneda. Kui 5 kohtumisest ei lähe ühtegi, ütleme, et isegi 20 läheb 0 lukku, siis on ilmselgelt vaja su kohtumistes areneda. Aga point on see, et mida rohkem sa külmkõnesid, mida rohkem sa kohtumisi teed, seda paremaks sa tegelikult nendest saad ka. Sa peadki just külmkõnesid ja kohtumisi nii kaua tegema, kuni sa saad nagu heaks. Alguses sa oled nagu nii nendes halb, aga mida rohkem sa neid teed, sadu või tuhandeid, siis seda paremaks sellest saad. Nüüd, on populaarne, mingid vennad räägivad, et mingi, davai, ma tegin 20 kohtumist ära ja mis toimub, et põhimõtteliselt 0 diili, vaata. Okei. Aga ma küsin sult seda, et need järgmised 20, mis sa teed, need järgmised 20 kohtumist, kas sul on tõenäolisem saada see esimene diil või sul on vähem tõenäolisem? Esimese 20-ga said 0, aga nüüd sa õppisid asju juurde, kuidas parem teha. Ma arvan, et sul on päris tõenäoline esimene diil saada. Ja eriti, kui sa teed näiteks alguses, sa ei oska teha, teed tasuta tööd näiteks, siis see on võimatu mitte saada klienti põhimõtteliselt. Kui sa teed kohtumisi palju, pakud tasuta, et saad aru, põhimõtteliselt võimatu mitte saada klienti. See on nagu reaalselt võimatu. Siis, üks asi, mida ma veel näen, on see, et enne, sul on hetkel 0 klienti, on ju. Sul on 0 klienti. Ja sa juba muretsed mingi sellist asjade pärast, kuhu sa isegi ei ole jõudnud. Kuidas nad pardale võtta, kuidas reaalselt turundust üldse teha. Sa õpid, vaatad neid YouTube'i tutoriale, kuidas onboardida, kuidas turundust teha. Aga see on jälle prokrastineerimine, sest sa ei keskendu tõelisele tähtsale asjale, mis on seesama müük siin. See läheb jälle, see, et sa õpid hoopis neid asju, see läheb siia uuesti.
see, et näed, siin on suur prokrastineerimine on siin. Ärgad hommikul üles, mõtled, kuule, et ma ei hakkagi helistama, ma ei hakka sellele tähtsale osapoolele siin nagu, ma ei hakka müüki tegema täna, savi, et ma ilmselt hoopis vaatan YouTube'i või scrollin TikTok'i või vaatan IG Reel'e või lihtsalt, ma ei tea, ükskõik kuidas proovin end välja vabandada, lihtsalt, et ma ei peaks seda müüki tegema, sest see on kõige ebamugavam osa. Müük on kõige ebamugavam osa ettevõtte juures. See on kõige lõbusam osa, kui sa saad panna kõrvaklapid pähe ja lihtsalt reklaame teha. See on see magus osa. Kuigi ausalt öeldes isegi mulle on hakanud juba see osa siin pigem rohkem meeldima. Sest see on lihtsalt palju huvitavam minu arust, kuidas teha reklaame. Aga point on see, et ärge lihtsalt prokrastineerige, ärge keskenduge asjadele, millel ei ole mingit, mis ei tee su ettevõttel mingit vahet. Pigem keskenduda sellele vasakule poolele siin, müük, sest saad aru, ettevõtte edukus 90% on see pool siin ja võib-olla 10% on siin. Kui sul ei ole logo veebilehte, sa saad ikka teha seda siin, isegi kui sul neid asju ei ole, aga kui sa müüki ei tee ja kui sul ei ole reaalselt käivet, siis sellel vahet ei ole, mis siin pool toimub. See on alati esimene prioriteet, okei? See on esimene prioriteet, see on teine prioriteet. Ehk siis stackige oma kalendrit täis miitinguid, tehke miitinguid, olge alguses hästi halvad miitingutes, kukkuge läbi, õppige, vaadake, salvestage üles videomiitingud, vaadake järgi, siis te saate paremaks, te peate järjest rohkem, mida paremaks sa saad, järjest vähem sa pead tegema seda ja seda rohkem sa saad seda. Aga ainuke viis sinna jõuda on see, kui sa reaalselt õpid neid tegema ja ainuke viis õppida on see, et sa reaalselt teed müüki. Sa ei saa olla üksik ettevõtja mitte osata müüki teha, sa lihtsalt pead selle ära õppima. Sinna lihtsalt ei ole midagi teha. Sellepärast ka soovitatakse päris palju minna kõigepealt nagu praktikale, eks ju, kuskile ettevõttesse, et näed, et lihtsalt müüki õppida, siis tee oma ettevõtet. Sellepärast seda soovitataksegi, sest kui sa üksi oled ettevõttes, siis ilma müügita, sest ei jõua mitte kuhugi, võimatu. Ma loodan, et sul oli sellest videost kasu. All descriptionis on high leveli pikendatud 30 päeva tasuta versioon, et tasuta link siis, et tavaliselt on 14 päeva, aga minu lingiga saab 30 päeva siis tasuta seda tarkvara kasutada kõikide feature'itega, et saate kindlasti proovida. Igasugused lahedad lahendused on sinna sisse ehitatud, aga ma loodan sind järgmises videos näha. Aga muidu pushige edasi, ärge andke oma ettevõttega alla ja näeme järgmine kord.